Lidardi tallu jõudes kaunistab krundipiiri maakivist aed ja väga väärikad kuusepuud. Vasakule jääb meist peahoone. Aidahoone ning peahoone vahele jäävad viljapuud, nii et kui tulla kodust toast välja hommikul, lapsed jooksevad, siis nad saavad kohe värskeid marju põske pista. Nii, aga olemegi peahoone peaukse ees ja lähme vaatame siis sisse. Köögi juurde kuulub ka suur abiköök, kuhu pääseb siis köögist otse. Köök on tõesti väga avar ja siia mahub ka 8 inimesele söögilaud, soe sein, liit, ahi ja siitpoolt alustame ringkäiguga elutuppa. Põrandatel on korralik termopuit, mis on alles mõned aastad tagasi siia pandud ja ainult suviti kasutatud. Aknad avanevad siis 2 suunas elutoas ja nagu te näete, ma ei tea, kas praegu näha on, aga aknast avaneb vaade lehmadele, kes on siis tänaseks söögiaja lõpetanud ilmselt. Nii, ja elutoa suurus on ka täiesti piisav, siia mahub korralik diivan, televiisor, kapid. Siit me lähme edasi esimesse magamistuppa. Kööki ja magamistubas eraldav paiksein. Siin on soe sein, mis kütab siis ühtlasi ka seda magamistuba ja kööki. Ja siin me näeme siis köögi kõrval olevat abikööki. Või siis sahvrit või kuidas keegi seda armastab nimetada. Ja nüüd me lähme ühte väga toredasse ruumi. Selle ruumi puhul on väga tore see, et läbi selle ruumi mõlemale poole avanevad sellised ruutakendega uksed. Ja tegelikult, kui teha ka see tagumine uks lahti, siis siin on võimalik hommikust õhtuni saavutada maksimumvalgus ja kui avada ka see lae osa, siis tegelikult saab siia teha väga-väga suure avara ruumi ja maakivi osa algabki siit. Saunamaja seest sellegi vajab veidi renoveerimist. Autentsust otsivatele inimestele on väga meeldinud selle talu aidahoone, just sellepärast, et see aidahoone on säilinud super hästi ja siin on muldpõrand ja selline tunne, nagu sa oleksidki päriselt ajas tagasi läinud. Väga ägedad ruumid. Siin on teine ruum, kus on samuti muldpõrand ja siis ilmselt Vene ajal olnud kasutusel kui garaaž. On siin üks suurem ruum, kus on siis ka kõrgemad laed, valgusti ja siia jookseb ka siis aida elektrikilp sisse. See talu sobib suurepäraselt inimestele, kes on unistanud ise oma kätega midagi ära teha. Siin on see võimalus ja ainult 30 minutit Tallinna kesklinnast ja te olete keset loodust. Vaat see on luksus, mida tuleb tänasel päeval taga ajada ja paremad palad endale välja valida. Ja see on kindlasti üks nendest.